Kas tehisaru hakkab tegema meie tööd, õpetama meie lapsi ning äkki saab see ka riigijuhtimisega paremini hakkama kui tänased poliitikud? Aga mis on siis inimese roll tulevikus? Või on õigus hoopis nendel inimestel, kes hoiatavad, et tehisaru muutub kohe-kohe teadlikuks ning võtab maailma üle? Kui aus, siis sellepärast ma ei muretse. Nii muljetavaldav kui see tehnoloogiaga ei ole, siis tegelikult see on ikkagi programm ning selleks on vaja veidikene enamat kui oskust matemaatika abil lauseid luua, et tekiksid maailma vallutuslikud ambitsioonid. Aga see muidugi ei tähenda, et meid ei ootaks väga-väga kaootilised ajad ees. Ning inimliku ambitsiooni seisukohalt tundub idee jagada tehisintellekti massidega sama hea kui 3-aastasele lapsele tulemasina kätte andmine. Ma kardan, et inimkond ei olnud selleks vastutuseks valmis, mida nüüd paratamatult kollektiivselt kandma peame. Tere! Minu nimi on Diana Poudel ja olen digi- ja meediapädevuste koolitaja. Ja see on minu 4. video tehisaru minikursusest. Selles videos vaatame nüüd koos, et kuhu see tee meid siit edasi võib viia. Ja et hoida veidike struktuuri, siis otsustasin jagada video 3-ks. Ja räägin tehisaru mõjust majandusele, haridusele ja demokraatiale. Iga osa lõpus annan ka mõned soovitused, mida igaüks meist saab ära teha, et olla selleks veidraks tulevikuks paremini valmis. Ja alustuseks tahan lugeda sulle ette ühe lõigu Terry Pratchetti raamatust Rahategu, kus on tekkinud probleem, et Ankh-Morporki linna on ootamatult saabunud 4000 kolemit. Kolem on siis inimeste loodud savist kuju, mis täidab inimeste käske ja suudab teha ära inimeste eest töid. Kokku on kutsutud kriisinõukogu, kus rahateadlane Hubert Palla selgitab probleemi olemust murelikele linnakodanikele. Kui me arvestame kolemeid tööjõuna, on probleem selles, et nad on suutelised tegema iga päev ära 120 000 inimese töö. Aga mõelge ainult, mida kõike nad meie linna jaoks teha võiksid, hüüdis härra Nurmenokk käsitööliste gildist. Seda muidugi, alustuseks teeksid nad 120 000 linnakodanikku töötuks, ütles Hubert. Aga see oleks tõesti alles algus. Kolemitel pole vaja toitu, riideid ega peavarju. Enamik linlastest kulutab oma raha toidu, peavarju, riiete, meelelahutuse ja see pole sugugi väike osa, maksude peale. Mille peale need kolemid selle kulutaksid? Nõudlus paljude kaupade järel langeks ja see tooks kaasa tööpuuduse edasise kasvu. Kõige tähtsam on nimelt ringlus. Raha käib ringi, luues seejuurest jõukust. Te tahaksite nagu öelda, et need olendid võivad meid kerjusteks teha, lausus vetinaari. Kindlasti tuleksid rasked ajad, vastas Hubert. Ja esimene suur väljakutse ongi, mis meid ees ootab, see, et kui me anname enamus töid masinatele teha, siis kuidas inimesed tulevikus raha teenivad? Ja siin on poliitikud ja ka ühiskond tervikuna väga keeruliste dilemmade eest. Üks võimalus on maksustada automatiseerimist, et saada raha siis kas kodanikupalga või sotsiaaltoetuste maksmiseks töö kaotanud inimestele. Aga see tähendaks, et meie ettevõtted paratamatult oleksid kehvemas positsioonis globaalses konkurentsis. Teine variant on see, et laseme turul vabalt tegutseda ja riskime selle tööpuuduse järsu kasvuga. Aga igal juhul lihtsaid ja valutuid vastuseid siin ei ole ning selle debatiga oleksime pidanud alustama juba eile. Lisaks on muret tekitav trend, et tehisaru väga tempokalt asendab just algajaid töötajaid. Et see jääb eriti silma IT-valdkonnas, kus üks vanem progeja suudab tehisaru abil ära teha palju rohkem tööd ning see tehisaru muudab ta efektiivsemaks. Aga nii kaob vajadus ka noorem progejate järgi. Aga kui me kaotame tänasel päeval ära õpipoisi ametikoha, siis kust tulevad 10 aasta pärast need vanem progejad ja spetsialistid ja kõik teised? Siin tööjõu teemas tuuakse tihti vastu argumendiks, et näiteks esimese tööstusrevolutsiooni ajal õppisid põllumehed ümber vabrikutöölisteks ja teised tööstusrevolutsiooni ajal said kutsaritest autojuhid ja seppadest automehaanikud. Ehk siis tehisaru entusiastid argumenteerivad, et ühed töökohad kaovad ja teised tulevad asemele, nagu ajaloos korduvalt on juhtunud. Aga mõnikord, kui ma selle teema peale mõtlen, tekib peas paratamatult küsimus, et kas me seekord ei ole hoopis hobuste rollis siin. Sind ei vaja keegi enam nüüd ja kas on kõige selle sinu üldse süü? Veel üks väga oluline küsimus kogu selle uue tehnoloogia juures on see, et kuidas nad plaanivad neid miljardeid tagasi teenima hakata, need, kes tehisaru on arendanud. See tehnoloogia väljaarendamine on olnud väga kulukas. Ja hetkel enamik inimesi kasutab ju tasuta versiooni.
Ja isegi kui ma maksan see 20 € kuus OpenAI-le, siis ma arvan, et see ei tee kulusid tasa, rääkimata mingi kasumi teenimiseks. Eks siin on ka mitu erinevat stsenaariumit ja esimene mõte on see, et nad harjutavad inimesi lihtsalt igal sammul tehisintellekti kasutama, kuni me muutume sellest sõltuvaks ja kui me ei oska enam see tehnoloogiat hakkama saada, siis saab hakata hinda tõstma. Siin on ka ohukohta igasugustele ettevõtetele, kui te praegu kõik automatiseerite, siis hiljem võib see lõim nendele tehisarufirmadele olla päris suur. Ja selline turule sisenemise mudel ei oleks uus ning näiteks meenuvad Uber ja Bolt, kes esialgu väga odavaid hindu pakkusid ja juhtidele isegi peale maksid. Aga siis, kui oli piisav turuosa saadud, konkurendid välja suretatud, hakati tõstma hinda nii klientide jaoks kui ka juhtide vahendustasu suurenes. Teine stsenaarium on veel klassikalisem IT-startupi maailmas ja minu jaoks see teine lahendus on veel hullem. Nimelt tuleb kasutajad muuta kaubaks. Seda on teinud Facebook, Google, Amazon, paljud teised. Ehk siis tulu tuleb sellest, et kogutakse kasutajate kohta andmeid ja siis hakatakse nende tähelepanu müüma firmadele, poliitikutele ja kahjuks ka küberpättidele. Ja häda on selles, et väga paljud inimesed, kes ei mõista, kuidas tehisaru töötab, kipuvad sellele omistama inimlikke omadusi. Ja nad näevad masinat kas sõbra, terapeudi või isegi kaaslasena. Ning seda teab iga turundaja, et lähedase soovitus on kõige mõjusam turundussõnum maailmas. Ja ma tõesti tahaksin seda majanduse osa lõpetada positiivse noodiga, kuid kahjuks me elame postkapitalistlikus ühiskonnas, mis on suurkorporatsioonide juhitud ja orienteeritud kiirele kasumile. Ja fakt on see, et lühiajalises plaanis võib tehisaru kiire kasutusele võtta olla väga-väga kasumlik. Võib-olla ainukene meetilk siin suures tõrvapotis on see, et me elame riigis, kus enamik ettevõtteid on kas väikesed või keskmise suurusega ja seega ei ole tulu nende protsesside automatiseerimisest nii suur. Lühiajalises perspektiivis võib see olla meie jaoks nõrkuseks globaalses turul toimetades, kuid ma kahtlustan, et see tehisaru vaimustus ei kesta lõputult. Ning kui see esmane haip läbi saab, siis võib eelis olla isegi neil riikidel, kus automatiseerimisega üle ei pingutatud. Aga see on minu subjektiivne arvamus ning kui soovid vastu vaielda, siis palun ära hoia end tagasi. Kindel on see, et indiviidi tasemel on igal juhul väga oluline omandada kiirelt see tehisaru pädevus. Võib-olla see tehisaru vaimustus on ajutine ajaloolises mastaabis, kuid kindel on ka see, et järgmised 5-10 aastat on tööjõuturul eelis neil, kes sellest teemast rohkem aru saavad. See ei tähenda, et sinust peab saama mingi neurovõrkude ekspert. Tunnistan ausalt, et ka enda jaoks on 10 kordades siin rohkem asju, millest ma aru ei saa, kui neid, millest ma aru saan. Oluline on see, et sa saad aru tehisaru üldisematest tööpõhimõtetest, mõistad, millistes olukordades sellest kasu on ja millal kahju on. Samuti pead õppima, et kuidas anda häid juhiseid tehisarule, et ta teeks seda, mida vaja. Kindlasti on kasulik ka sinu pangakontole, et kui sa hoiad ennast kursis, millised uued petuskeemid on küberpätid kasutusele võtnud tehisaru abil, sest neid skeeme tuleb juurde väga kiirelt ja väga palju. Ja kui sa ei tea, kuidas alustada, siis täpselt sinu jaoks ma seda minikursust teengi. Leia 2 tundi aega ja vaata ära kõik 5 videot. See on hetkel täiesti piisav, et teaksid teemast rohkem kui enamik inimesi sinu ümber. Muidugi see ei tähenda, et 2 tunniga sa spetsialistiks saad, kuid pimedate maal on ka ühe silmaga mees kuningas. Siit võib-olla saamegi sujuvalt liikuda hariduse juurde ja ütlen kohe etteruttavalt, et hariduses on olukord veidi kirevam ja see sõltub nüüd meie endi, õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate valikutest. Mida me paaril järgmisel aastal teeme, määravad selle, et kas tehisaru annab tulevikus meie lastele ja noortele tiivad või see muutub karguks, milleta nad ei suuda enam eksisteerida. Iga probleemi lahendamine hakkab üldiselt sellest, et peame tunnistama, et meil on probleem ja hariduses on asjad üsna kriitilised ning need probleemid ei ole tulnud koos tehisaruga, vaid tegelikult meil on võlad ja augud varasemast. Hoolimata sellest, et oleme suutnud väga-väga hästi maha müüa maailmale ja ka mõnikord tundub, et iseendile loo edukast tiigrihüppest, siis kurb reaalsus on see, et enamik tänaseid põhikoolilõpetajaid ei tea arvutitest ja internetist väga palju rohkem kui need, kes lõpetasid 20 aastat tagasi.
Ehk siis tiigrihüpe andis küll koolidele arvutid, aga ei lahendanud ära probleemi, et igas koolis oleks ka piisav arv arvutiõpetajaid, kes õpetaksid neid seadmeid eesmärgipäraselt kasutama. Teine probleem on noorte süvenev nutisõltuvus. Siin on muidugi tehisarutehnoloogial juba ka oma roll, sest algoritmide juhitud infovoog on teinud võimalikuks selle, et iga kasutaja saab talle personaliseeritud sõltuvusainet juba varajasest noorusest peale. Vähemalt oleme jõudnud ühiskonnana vist kokkuleppele, et algklasside nutisõltuvus on probleem, kuid puudub üksmeel, kuidas seda probleemi lahendada. Isiklikult keelaksin üldse nutiseadmed alla 13-aastastele ära, kuid see on juba täiesti teine teema ja diskussioon. Aga kuna me ei ole õpetanud noortele arvutite tarka kasutamist, samas enamik noori pääseb nutimaailma väga varakult, siis me kasvatame väga oskuslikke tarbijaid. Nad tarbivad meelelahutust ja mänge ja samuti kõiki neid toredaid tooteid ja teenuseid, mida seal sisutarbimise käigus neile müüakse. Ning selle kõige käigus tekib neil tugev dopamiinisõltuvus, mis teeb tähelepanu hoidmise klassiruumis väga keerukaks. Ja kui päris aus olla, siis see probleem pole ainult noortel. Ma ise tunnen ka viimasel ajal, et lugemisel tähelepanu hoidmine on muutunud märgatavalt keerukamaks kui 10 aastat tagasi. Siis ma lugesin raamatut kohe kaanest kaaneni läbi, aga praegu on nagu vajadus vahepeal avada nutitelefon. Tõesti nõme. Aga ehk siis see kõige energilisem ja suurepärase esinemisoskusega õpetaja ei suuda võistelda noorte TikTok-voos toimuvaga. Tehisaruga kodutöö tegemine on nüüd lihtsalt loogiline jätk kõigele sellele. See annab kiire ja näilise eduelamuse ning eriti kui tehisaruga tehtud töö saab parema hinde kui näiteks töö, mille kallal pinginaaber tunde pingutas, siis tundub igati ratsionaalne valik ju ka mõttetöö edaspidi ära delegeerida. Nägin hiljuti üht uudist ka uuringu kohta, kus väidetakse, et tehisaru abiga esseed kirjutades on ajuaktiivsus kordades väiksem kui ise tehes. Ma kahjuks ei oska hinnata selle uuringu meetodi sobivust ning valimiks olnud 54 Bostoni tudengit tundub veidikene liiga väike, et teha suuri üldistusi. Kuid ettevaatlikuks peaks see uuring tegema meid siiski. Eks nüüd võime küsida, et mis siis on lahendus? Keelame nüüd tehisaru koolides ära. Vaadates, kui hästi meil selle nutitelefonide teemaga läheb, siis ma olen skeptiline nii selle idee kasuteguri kui teostatavuse osas. Aga õpilaste spikerdamine on samuti üks pinnavirvendus. Tegelikult, mida me tegema peaksime, on see, et minna hariduse tuumani ja küsima, et mida on vaja, et inimene oleks edukas maailmas, kus ta peab tehisaruga koos eksisteerima ja selle masinaga konkureerima. Me muidugi vajame, et noored teaksid fakte ajaloo, matemaatika, kirjanduse kohta, sest ilma selliste faktideta ei saa tekkida kriitilist mõtlemist. Samas tehisaru edukaks juhendamiseks peab hoopis oskama loogiliselt mõelda, loobuvalt probleeme lahendama ning eriti oluline on oskus esitada küsimusi. Muidugi taaskord kõige loogilisem lahendus on see, et õpetame koolides noori tehisaru vastutustundlikult ja targalt kasutama. Aga sellisel juhul tuleb siin vältida seda viga, mida me tegime tiigrihüppe ajal, kus piirdusime füüsiliste seadmete kooli toomisega, kuid me ei teinud hädavajalikke muudatusi tunniplaanides ja ei lisanud olulist ainet eraldi õppekavadesse. Oli ootus, et teiste ainete õpetajad suudavad vajalikud teadmised oma ainetesse lõimida. Aga me jätsime tähelepanuta fakti, et paljud õpetajad ei saa ka ise päris täpselt aru, kuidas digimaailmas asjad töötavad. Kuidas nad õpilasi õpetada saavad. Ehk siis õpetajate koolitamine tehisaru osas on kriitiline. Mul on väga hea meel, et praegu HTM pakub töötube koolidele, et õpetajad saaksid nii-öelda esmased teadmised kätte. Kuid see on esimene samm väga pikal teel ja mitte finiš, vaid stardipauk. Kui sa oled õpilane või tudeng, siis sa pead tehisaru kasutamisega olema väga ettevaatlik. Kui sa masinale liiga palju koolitööd ära delegeerid, siis see masin võtab mõne aasta pärast ka su töö ja palga endale. Samas, kui sa õpid tehisaru targalt kasutama, siis see oskus võib avada palju uusi põnevaid uksi sulle tulevikku. Õpi tehisarule juhiseid andma ning ära küsi vastuseid, vaid küsi juhendamist. Tegin selle video jaoks ka koduõpetaja AI mudeli, mis vajadusel aitab ja juhendab sind. Kui vajad abi koolitöödega, kuid kiire vastuse asemel tahad pigem asjadest päriselt aru saada. Selle lingi leiad ka siit kirjeldusest. Tegelikult ma võiksin siin haridusest pikalt rääkida, kuid minikursus ei saa ju liiga pikaks minna. Ehk siis liigume nüüd demokraatia radadele korraks. Ja nagu me kõik teame, siis demokraatia on rahvavõim. Ehk siis rahvas otsustab, kes teda juhib ja kuidas teda juhib. Aga et rahvas saaks teha häid otsuseid, on vaja informatsiooni.
keda me saame usaldada enda eest otsuseid tegema. Kas vastu võetud otsused on head, mida need valitud inimesed on teinud? Ehk siis, kui raha on majanduse vereringeks, siis ühine inforuum on demokraatia vundamendiks. Et demokraatia toimiks, on vaja avalikku debatti, kus kõlavad erinevad hääled ja arvamused. Kahjuks tänapäeva internet ei soosi arvamuste üles debatti, vaid surub meid oma väikestesse kõlakambritesse ja filtrimullidesse. Lisaks on valeinfo interneti nii üle ujutanud, et isegi mul endal on pidevalt raskusi arusaamisega, mis on tõsi ja mis on vale. 2024. aastal avaldati Maailma Majandusfoorumil globaalsete riskide raport, kus valeinfot peeti lühiajaliselt kõige suuremaks globaalseks probleemiks. Pikemas plaanis olid top 10 riski hulgas nii valeinfo, tehisaru kui ka küberturvalisuse teemad. Muidugi eriti irooniline on see, et Maailma Majandusfoorumi juht Klaus Schwab astus hiljuti tagasi, kuna tekkisid kahtlused, et ta manipuleeris riikide konkurentsivõime aruandega. Paratamatult tekib nüüd ka küsimus, et kui palju me üldse selle organisatsiooni uuringuid usaldada saame. Alati, kui ma mõtlen, et jaburamaks minna enam ei saa, siis keegi võtab väljakutse kohe vastu. Aga kui me jääme nüüd selle eelduse juurde, et valeinfo on muutunud väga tõhusaks relvaks, millega saab õõnestada usaldust demokraatlike institutsioonide vastu ning mõjutada ka valimisi, siis relvade mõistes on tehisaru tuumapomm. Põhimõtteliselt on võimalik tehisaru abil luua täiesti teine reaalsus, kus mitte miski ei ole päris. Sa ei saa olla kindel, et kui sa näed videot oma valitud poliitikus ütlemas midagi eriti totakat, siis kas on päris või mitte. Väga lihtne on teha süvavõltsingud, mis panevad inimesi tema häälega rääkima suhu sõnad, mida ta tegelikult kunagi ei ole öelnud. Ja muidugi annab see ka teistpidi võimaluse. Iga avaliku elu tegelane saab väita, et mõni talle ebasobiv video on tegelikult süvavõltsing. Natuke lootust andis üks TEDx video, kus räägiti sellest, et spetsialistid tegelikult suudavad eristada võltsingut ja originaali, aga need tööriistad ja teadmised ei ole avalikult kättesaadavad. Ning arvestades valeinfo kogust internetis, siis mitte kellelgi ei ole suutlikkust kõike kontrollida. Kuid otsene ja nähtav valeinfo on taaskord ainult ühe jäämäe tipp. Veelgi salakavalam oht peitub selles, kuidas suurkorporatsioonid tehisaru abil kujundavad meie igapäevast inforuumi. Täna valivad algoritmid meie infovoos sisu teiste loodud postitustest, lihtpakkudes seda, mis meis kõige rohkem seda dopamiini toodab. Kuid ma arvan, et hiljemalt 5 aasta pärast luuakse igale inimesele personaalset infovoogu masinate poolt. Ja nii me võimegi sinuga istuda samas rongis, kõrvuti, kuid elada kahes täiesti erinevas maailmas. Aga mida saab teha, et mingitki kontrolli selles kaosesse omada? Esiteks, püüa rohkem suhelda inimestega väljaspool digimaailma, et sul oleks ankrud, mis sind reaalsusega ühenduses hoiavad. Suhtle naabritega, liitu kohaliku laulukooriga, aita asumiseltsil midagi korraldada, hakka vabatahtlikuks. Kaitseliit, Naiskodukaitse, nii palju on võimalusi, kuidas endale rohkem offline võrgustikke saab vajadusel tekitada. Ja see vajadus on käes. Teiseks, hoia ennast kursis sellega, et mida kõike saab tehnoloogiaga tänasel päeval teha. Leia nädalas vähemalt tunnike, et arendada enda digi- ja meediapädevusi, et oleksid paremini valmis selleks, mis tulema hakkab. Näiteks, kui siin motiveerivad punktid ja edetabelid ja meeldib enda taset võrrelda teistega, siis mine ja piilu Naiskodukaitse digikotkas lehele. Sealt leiad 30 põnevat ülesannet, mis peaks väikese pingutusega jõukohased olema igale ühele. Ja täiesti okei, kui küsid tehisarult nõu, kui mõni asi liiga keeruline siin tundub. Aga proovi alguses ikka ise lahendust leida. Või kui sulle ei meeldi võistluslik formaat, siis mine ja lase digiõpsil end proovile panna. Valid lihtsalt taseme ja siis esitab digiõpp sulle 5 küsimust ja annab kohe ka tagasiside vestluse vormis. Muidugi ma tean, et nüüd mõni kuulaja kortsutab kulmu ja ütleb, et Diana püüab jälle kogu vastutust kasutaja peale panna. Tegelikult me peame ju riigi või Euroopa Liidu tasemel reguleerima seda, et millist infot sotsiaalmeedia meile näitab ning kuidas tehisaru võib kasutada. Ja ma ei vaidle sellele väitele vastu. Kindlasti peab reguleerima. Kuid senikaua, kui see metsik lääs digiruumis kestab, peab ka igaüks ise ennast ja oma lähedasi kaitsma õppima. Me ei saa loota selle bürokraatia peale, sest bürokraatia on aeglane, aga tehnoloogia areng on järjest kiirem. Ja 3. soovitus ongi, et mine hääletama sügisel. Mul ükskõik, kelle poolt hääletad ja kas annad hääle arvutis või valimisjaoskonnas. Lihtsalt see on parim viis anda märku, et sa endiselt jälgid toimuvat ja mõtled kaasa ning siiski hindad meie demokraatliku riigi korda. Ükskõik, kui ebatäiuslik see vahepeal ka ei tunduks. Kes teab, kui kauaks seda veel on ja mis võib asemele tulla. Sellised sünged mõtted siis seekord. Ja selle video eesmärk ei olnud sind hirmutada.
kuid ma ei näe mõtet ka pead liiva alla peita. Me peame hakkama mõtlema nendele suurtele ja keerulistele teemadele ja see on minu väikene panus siin sellesse arutellu. Kui sulle see video andis mõtteainet ja need teemad tunduvad olulised, siis palun pane kindlasti like, sest see like aitab videol paremini levida. Ja jaga infot selle tehisaru minikursuse kohta ka oma pere ja sõpradega, et ka nemad oleksid paremini valmis, mis iganes tulevik tooma hakkab. Järgmises videos on plaan teha väike ülevaade sellest, kuidas küberpätid, Vene trollid ja kõik muud pahalased on tehisaru kasutusele võtnud, et välja petta raha ja tekitada segadust. Kui tahad, et YouTube sulle teavituse saadaks, kui uue video üles laen, siis liitu siin minu kanaliga. Uute kohtumisteni!